Tere, mina olen Maris Tallinna Õpetajate Majast. Mina siis koordineerin Tallinna õpetajate võrgustikke ja minuga täna siin Siiri, kes on siis logopeedide ja eripedagoogide võrgustiku juht. Lähme Siiri räägime. Tere, minu nimi on Siiri Kliss ja Tallinnas töötan ma Tallinna Asumuse lasteaias logopeedina ning juhin Tallinna Õpetajate Maja juurde kuuluvat logopeedide ja eripedagoogide võrgustikku. Võrgustikus saavad käia näiteks ühe valdkonna õpetajad, siis klassiõpetajad, algõpetusõpetajad ja logopeedid ja eripedagoogide võrgustikus käivad siis logopeedid ja eripedagoogid. Meie võrgustik tegutseb tegelikult juba väga pikka aega ja mina juhin seda alates 2009. aasta jaanuarist kuni siis tänaseni. Ikka kindlasti see, et toetada meie inimesi oma kompetentside tõstmisel, säilitamisel, toetada neid koolitustega, anda võimalus suhelda kollegiaalselt, samuti sõlmida uusi tutvusi, näiteks uued inimesed, kes meile tulevad. Et see on selline meie eesmärk. Et logopeedid ja eripedagoogid on tegelikult väga aktiivsed käima koolitustel ja ennast täiendama. Kuigi meil on kõigil tööd palju, siis me peame olema kursis kõige uuega, mis toimub logopeedia maastikul, samamoodi eripedagoogid. Ja üks asi on ka päris kindel, et kui inimesed peavad olema kursis asjadega, siis teine ja oluline küsimus on ka selles, et nad tahavad olla kursis. Et keegi ju neid ei sunni, et miks nad siis tahavad. Inimeste huvist veel meie võrgustiku tegevuse vastu seda, et kui 2020. aastal võrgustike töö natukene peatus, siis saime väga palju tagasisidet, et palun jätkake, et edasi meil on seda väga vaja. Inimesed olid huvitatud. Ja ega meie võrgustiku töö väga ei peatunudki. Ta muutis ainult natukene vormi ja kui siis paar aastat tagasi võrgustikud nii-öelda taasloodi ja ametlikuks tehti, siis meie töö jätkus täpselt samamoodi. Ja selle üle oli mul tõesti väga hea meel, et teades, et see huvitab inimesi ja see annab inimestele mingisuguse sellise kindluse, kus nad saavad ennast täiendada, kolleegidega suhelda ja tulevad alati rõõmuga koolitustele. Praegu oleme me kokku saanud selline 2 korda poolaastas, või tähendab kord poolaastas ehk siis 2 korda aastas. Ja need on olnud koolitused, oleme suutnud luua sellised koolitused, mis huvitavad inimesi ja inimesed soovivad neist osa võtta, uusi teadmisi saada. See on kindlasti sellise asja üks motivaatoritest. Ja teine asi on ka veel see, et inimesed saavad kokku oma kolleegidega, nad tulevad oma tööruumidest välja, on koos, saavad nõu, saavad infot. See on ka kindlasti väga suur motivaator, miks inimesed siia võrgustiku kogunemistele tulevad. Kõik me logopeedide ja eripedagoogidena teame, kuivõrd on meil puudus erinevatest arengu hindamise vahenditest. Ja nüüd eelmisel aastal oli meil 2 koolitust. Need olid testikoolitused. Ja need olid 1. ja 2. klassi õpilaste keelepädevuse ja matemaatikapädevuse hindamise testikoolitused. On Eestis esimesed standardiseeritud testid, mida meil on võimalik kasutada. Need koolitused olid väga praktilised. Ja muidugi praktilisus seisneb selles, et
et ühelt poolt me tegime kõik need testid läbi, et mis ei olnud ka lihtne, kuid teine ja palju-palju olulisem asi on see, et me õppisime ja praktiseerisime neid testitulemusi interpreteerima, sest testist ei ole mingisugust kasu, kui sa ei oska neid tulemusi lugeda. Ja koolitus oli raske, aga nüüd oskame kõik, et sai läbitud. Samamoodi on meil olnud näiteks lugemisoskuste koolitus, samuti tegi Piret Soodla ja Maris Juhkam Tallinna Ülikoolist. Siis on meil olnud ka väga-väga oluline koolitus, see on motiveeriva intervjueerimise koolitus. Kõik me teame taas, et nõustamine on nagu logopeedide ja eripedagoogide töö üks kõige olulisem, aga ka kõige raskem osa. Ja meil oli suur õnn saada siis ja laiendada ja oma teadmisi motiveerivast intervjueerimisest, nii et meil oli 2 koolitust, need olid mitmepäevased ja nii kesk- kui siis kõrgtasemel ja koolitasid taaskord väga professionaalsed koolitajad Helena Oselin ja Raili Juurikas. Ja mida siis meil on nüüd sügisest oodata, on see, et mida ma ka intervjuu alguses ütlesin, meie eriala on väga kiiresti arenev ja inimesed peavad sellega kursis olema. Ning me ühesõnaga see koolitus, sügisene koolitus on pigem suunatud rohkem logopeedidele, aga mis ei tähenda ka, et eripedagoogid ei võiks osaleda. Aga paraku on see koolitus nüüd välja müüdud ja kohad on pilgeni täis. Ja tõesti, me teeme koostööd väga-väga paljude asutuste, ülikoolidega, näiteks Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, siis motiveeriva intervjueerimise treeningu assotsiatsioon, samamoodi Tartu Ülikooli kliinikumi infektsiooniosakonnaga oleme teinud koostööd, sealt on käidud meile rääkimas näiteks sellistest asjadest, et mida peab logopeed teadma infektsioonist ja seda mitte ainult, see oli tookord COVID-i ajal ja seda mitte ainult COVID-i valguses, aga üleüldse. See kõik kuulub ka meie töö hulka. Ja kui ma siin enne mainisin, et meie koolitus, sügisene koolitus on välja müüdud, siis see ei tähenda seda, et Tallinna haridusasutustes töötavad logopeedid ja eripedagoogid peaksid selle eest midagi maksma, vaid see on neile täiesti tasuta. Ma arvan see, et me saame ise oma koolitused nii-öelda planeerida ja välja mõelda. Saame fookuse seada ja mõelda, mis on meile olulised. Kui ma mõtlen koolitusi välja, siis see on tegelikult kõige suurem väljakutse. Et tajuda ja tunda ära see, mida inimesel on vaja ja võib-olla ka see, et inimesed ei teagi, et tal on vaja, aga siis ta saab seda teada. Ja samas olen ma väga tänulik, kui meie inimesed annavad mulle infot, mida nad just soovivad. Et väga konkreetsed koolitused, väga konkreetsed koolitajad, et palun saatke mulle, ma olen sellise info eest väga tänulik. Et ma tahan tänada teid kõiki, kes te teete meie võrgustiku töö ja võrgustiku toimimise võimalikuks, kõiki logopeede ja eripedagooge, kes osalevad, käivad koolitustel, samamoodi õpetajate maja Tallinna Haridusametit, kes meile võimaldab nii ruumide poole pealt kui rahalise poole pealt ürituste toimimise. Kui nüüd mõnel logopeedil või eripedagoogil tekkis huvi ja ta sooviks võrgustiku töös osaleda,
mida ta siis peab tegema ja kes ei teagi veel, sellised võrgustikud on olemas, selline võrgustik on olemas, siis minge Tallinna Õpetajate Maja kodulehele, avage sealt menüüst võrgustikud, siis logopeedid ja eripedagoogid ja info ongi teil käes. Seal on ka minu kontakt. Kui te soovite, et te oleksite ka listis, kuhu samamoodi info kõik jookseb, siis võib mulle täiesti vabalt eraldi kirjutada ja ma lisan siis listi. Nii et ootan teid kõiki koolitustele, üritustele, ootan kaasa mõtlema ja olen teile kõigile väga tänulik, et te selle võrgustiku töö võimalikuks teete.